Tere kõigile, eetris on nädala uudised. On möödunud 3 aastat täis Venemaa sissetungi algusest Ukrainasse 24. veebruari 2022. Praeguseks on kõigile selgeks saanud, et Vene väed kontrollivad lahinguvälja keset pidevat tõusu Donbassi piirkonnas. Isegi kui kõnelused USA-ga edenevad, on Moskva esmaspäeval selgeks teinud, et nõustub rahukokkuleppega, mis vastab tema huvidele. Venemaa välisminister Sergei Lavrov avaldas sõnumi ametlikul visiidil Türgis ja hoiatas, et Euroopa riigid üritavad Trumpi rahupüüdlusi saboteerida. Ta rõhutas, et Moskva on valmis pidama läbirääkimisi Ukraina, Euroopa või kõikide esindajatega, kes heas usus tahaksid aidata saavutada rahu. Kuid me lõpetame vaenutegevuse alles siis, kui need läbirääkimised annavad kindla ja jätkusuutliku tulemuse, mis sobib Vene Föderatsioonile, ütles ta koos oma Türgi kolleegi Hakan Fidaniga. USA haridusministeerium alustas Maini haridusministeeriumi suhtes uurimist seoses sellega, et see kiitis heaks meeste osalemise naiste spordiüritustel. Uurimist algatab Föderaalse osakonna kodanikuõiguste amet, kes väidetavalt lubab meessportlastel jätkuvalt võistelda koolide vahelises tüdrukute kergejõustikus ja et see on keelanud naissportlastel kasutada ainult naistele mõeldud intiimseid rajatisi, seisis osakonna 21. veebruari avalduses. Need tegevused rikuvad föderaalset diskrimineerimisvastast seadust. Kodanikuõiguste amet uurib ka Maini kooli 51. haldusringkonda pärast teateid, et selle jurisdiktsiooni alla kuuluv kool Greeley High School lubab jätkuvalt vähemalt ühel meesõpilasel tüdrukute kategooriates võistelda. Uurimine algas pärast seda, kui president Donald Trump ütles 20. veebruari vabariiklaste kuberneride assotsiatsiooni õhtusöögi ajal, et Mainil on oht föderaalsest rahastamisest ilma jääda, kui osariik lubab jätkuvalt meestel osaleda naisspordiüritustel. USA rahvusvahelise arenguagentuuri USAID ametnikud keeldusid korduvalt lubamast senati Dodge kaukuse esimehe senaatorit Johnny Ersti Iowa juures töötavatel uurijatel uurida dokumente, mis on seotud USA maksudollaritega, mille eesmärk on väidetavalt aidata Ukrainat võidelda Venemaa invasiooniga, ütlesid uurijad ajalehele The Epoch Times. Kui uurijate lõpuks lubati dokumente vaadata, oli see USAID peakorteri ülimalt turvalises ruumis valve all, kuigi miski USAID poolt jagatud ei olnud salastatud, ütlesid uurijad, kes palusid enda nime mitte avaldada. Uurimise käigus leidsid Iowa vabariiklaste luusikud miljoneid dollareid USAID programme salajastes fondides, mida kasutati miljonite USA maksumaksjate dollarite suunamiseks Ukrainasse küsitavatel eesmärkidel, mis ei ole seotud meie rahvuslike huvidega, ütlesid nad. Väidetavalt sõjast räsitud riigi majandusraskuste leevendamiseks mõeldud raha kulutati sellistele kergemeelsetele tegevustele nagu Ukraina modellide ja disainerite saatmine New Yorki, Londoni moenädalasse, Pariisi moenädalasse ja South by Southwesti Austinisse, Texases, ütlesid nad. Salajaste fondide hulgas oli üks, mis eraldas $14,000 premium tasemelise piiratud väljalaskega mööblisarja ostude rahastamiseks ja veel $91,000, mida kasutati Skandinaavia stiilis mööblisarja kaubandusmissiooni rahastamiseks. Ning uue COVID-19 vaktsiini kliinilised uuringud peatati pärast seda, kui tervishoiu ja inimteenuste osakonna sekretär Robert F. Kennedy Jr. peatas mitmemiljonilise lepingu, mille Bideni administratsioon volitas vaktsineerimise välja töötamiseks. Kennedy rakendas 21. veebruaril 90-päevase töö peatamise korralduse seoses HHS lepinguga Vaxart Inc.-ga, selgub teadaandest, millest Fox News Digital teatas esmakordselt 25. veebruaril. Ameerika biotehnoloogia ettevõte Vaxart loob uut suukauduseks manustamiseks mõeldud COVID-19 inokulatsiooni. Enne töö lõpetamise korraldust pidi 24. veebruaril kliinilisi uuringuid alustama 10 000 inimest, kinnitas HHS-i pressiesindaja ajalehele The Epoch Times. Kennedy märkis Fox News Digitalile antud kommentaarides, et on ülioluline, et HHS toetaks pandeemiaks valmisolekut 4 aastat Bideni administratsiooni ebanestunud järelevalvet on muutud vajalikuks vaktsiinide tootmise lepingud, sealhulgas Vaxarti omad. Kohtuprotsessi HHS-i teatel ei lõpetata. Nii palju uudiseid selleks nädalaks, järgmine nädal uued uudised, seniks kohtumiseni.